armsad saarlased, korraks mõni sõna nendest raamatutest, mis jõudsid siia tänu Anu Vahterile ja kuidagi pidid olema kõik seotud metsaga ja siis ma püüdsin siis oma aastate jooksul ilmunud teostest teha mingi metsavaliku. Võtan kätte ühe mees, kes puutus põtra. Kirjaniku või kirjamehe jaoks on alati kergem, kui ta ise ei pea kirjutama, nii-öelda nullist alustama ega oma suurt ideed leiutama, vaid keegi küsib, et kirjuta midagi. Ja selle raamatu siis palus kirjutada, või tegelikult mitte raamatut ei palunud kirjutada, vaid Alambed ja inimeste elulugusid korjata Einar Tammur, kes on kotka uurija oli, kes julges ronida kotkapesade hulka, kotkaste hulka ka pesade juurde. Ja siis mees, kes puutus põtra. Ja Einar suunas mind siis selle mehe juurde, kelle nimi oli Elmar. Ja me leppisime kokku Elmariga, et ma jõuan kell 4, võib-olla oli ka see november. Ja jõudes Elmari juurde, siis ma nägin, et Elmar oli kodus, sest petrooliumlamp põles, elektrit ei olnud, koputasin uksele. Elmar tuli teisele pool ust. Ja ma ütlesin, et Juhani, nüüd ma jõudsin, natuke hilinesin, aga Elmar ütles, et ei, teeme teine kord. Ma ütlen, ma olen ukse taga, Juhani, see, kellest Einar rääkis. Ja mul muuseas oli väike likööripudel kaasas. Nüüd tõin selle esile ja küpsis, et aga Elmar jäi kindlaks ja sõitsingi tagasi ja 50 kilomeetrit koju ja siis tulin järgmine kord uuesti ja siis selgus, kui ma olin käinud aastaid seal Elmari juures, et Elmar mõnevõrra kartis pimedust. Nii ta väitis, et ma tein lahti sellepärast, et pime oli. Ja tema oligi siis see mees, kes puutus põtra, aga tegelikult seos siis metsandusega on see, et Elmar kartis puutuda puid, kuna ta töötas parvevahina, kujutad ette, november täiesti pime, tuled 5 kilomeetrit mööda metsasihti ja et mitte põrgata vastu puid, käis Elmar niiviisi siis kottpimeduses, eks ole. Aga ühel tormisel õhtul ta ei põrganud vastu puud, aga ees oli korraga midagi sooja, karvast, pehmet ja see oli põdeb. Ja siis siit raamatust saate lugeda, mis siis edasi juhtus. Siin on üks raamat, mis seostub homse päevaga. Olevi Kull, ökoloog, tema mälestuskonverentsi peetakse homme Tartus ökoloogikumis. Ta oleks saanud 70-aastaseks. Jah. Pauliine unistuste mets. Pauliine on siis väike tüdruk, lasteaiaealine ja samuti on tema kodu taga aknast vaatab, välja on puud. Ja Pauliine siis hakkab seda metsa, neid puid omadeks pidama. Hakkab ehitama onni, nagu me teiega oleme teinud kõik lapse eas. Kas tuppa mingit toolidest asja või... Tema ehitas siis metsa ja oli väga imestunud, kui ühel päeval siis seal metsas algas metsalõikus. Ja siis ta ikkagi hakkas küsima, et ta pidas seda metsa nagu omaks. Ja mis siis edasi saab siin? See on siis Eesti Looduskaitse Selts ja Looduse Omnibussiga seotud raamat. Et nemad käivad igal pool Jaan Riisi juhtimisel juba mitukümmend aastat ja kauemgi veel võib-olla on käinud. Et Jaan Eilart tegi ettepaneku valida välja Eesti rahvusmaastikud kunagi siis oma vanemas eas ja et millised need võiks olla. Et rahvusmaastik ei ole mitte nagu lausraba või kõrvenurk, aga see, kui inimene ka on, see rahvus liigub siis. Ja siis oli ettepanek kirjutada siis Maalehtede sari, iga kord üks maastikukandidaat ja siis see raamat kokku. Et siin on ka päris mitu maastiku siis Saaremaalt, et me ei ole neid rahvusmaastikke ära valinud, aga me võime ikka
mõtelda, et Kaali ja Lõu Alvar on meie rahvusmaastikud. Ma usun, et aitab küll, enam-vähem. Et ma ei taha teid kinni hoida. Kõik raamatud läbi. Ei tea. Mis siin on kõik? Siin on ühe kirjastuse pöördumine nagu kirjutada raamat linna lastele. Ja idee on siis selles, et väike poiss kirjeldab oma unenäo ilmas viibides erinevaid helisid, mida ta kogeb sattudes maale ühte tallu, kus ta on üksi. Ja siis veebruaris juhtub selline lugu, et ta kuuleb, kuidas metsad laulavad. Tead, mitte ainult mina ei laula, ka metsad laulavad juba, kõneleb põhjatihane väikesele poisile. Kui tuul suudab muusikat teha, küllap võivad ka metsad laulda, mõtleb poiss. Kuidas seda laulu küll kuulata saaks, uurita oma sõbrad tihaselt. Vaat sellest peitubki konks, täristab põhjatihane. Tuleb lülitada end metsade lainele. Kui ma nüüd üle loen seda, siis mulle tundub see peaaegu võimatu. Kuidas sa ennast lülitad metsade lainele? Aga näed, on kirjutatud. Ornitoloogia ühingu 100 aastat on igast aastast siis üks kild. Üks kild on ka sellest, millest metsvind laulab. Sa tead? Siit ei tohi võtta ükski pirutikk. Õige. Jah, nii see on. Tema ju teab, elab metsas. Oot, selline raamat. Nõidlik november, praegu on november. Tundub, et täiesti kõik räägivad masendus, tühjus, aga minu meelest selline hoopis vastupidi. Väga põnev, laetud, pakitsev, avar. Oodatud aeg. Lummavas ja müstilises novembris peituvad lõpp ja algus ühe korraga. Kui kõik tundub tühi, lõpetatud, koolnu kurb, siis ei, see on vaid pealispind. Ja siin on siis Ingmar Muusikus kolleeg, tema teeb ühes novembris iga päev ühe pildi ja mina jälgisin, siis kirjutasin ühe väikese, mis selles päevas juhtus. Nii et ma soovitan teil jätkata siit. Minu esinemine on lõppend, aga alustage, hakake jäädvustama. Iga päev kirjutage, mis juhtus ja proovige pildistada. Siis saate välja anda ükskõik mis kuus. Aitäh!